Hallo jälle. Minul on tegelikult põnev teha neid videosid ja siuke hea sujuv on jagada kõike, et miks mitte nagu ennast kuskil tühjaks seletada või tühjaks rääkida. Ja mis on kaetud teemad juba sai kaetud, et osadelt hämmingused on võimalik sünkroonsust tegelikult. Et selles mõttes on võimalik, et sa oled hästi täpselt nagu inimene kolmandas dimensioonis ja kõigega sünkroonis, et see on tegelikult võimalik. Sest enamik ei viitsi seda. Aga et sa võid isegi saada oma parteilise kuuluvuse kõik asjad nagu täpselt nagu on vaja, on ju. Ja mitte teha rohkem, kui on vaja ja mitte teha rohkem, kui on vaja, on ju. Et palju asju, mis ma kahtlustan, et me tegelikult ei pea teadma, aga inimesed tegelevad sellega, näiteks need maskid on. Me ei pea teadma isegi miks nõue on, on ju. Me ei pea teadma tegelikult seda. Aga paljud siis lahendavad sellest edasi nagu need asjad, et kas ja kus on ju. Aga me ei pea isegi teadma, miks need on üldse muide. Et lihtsalt on siuke ja muud meegi on ju. Et me ei pea teadma tegelikult isegi miks. Et selles mõttes nalja keegi siin pakub, et no, me peame sealt edasi nagu lahendama neid asju. Oota nagu üks hetk, et see mäng on ikka natuke liiga kõrge sinu jaoks. Vaevu saame aru, et miks need üldse leiudad. Et selles suhtes nüüd näide lihtsalt, et see on üks nagu paljudest teemadest, on ju, mida rahvale meeldib arutleda lihtsalt ja mitte kunagi midagi selle suhtes ette võtta, oleks minu pakkumine. Et see selles suhtes väga lihtne, super lihtne. Et me on teises dimensioonis ja see on seotud nagu nende dimensioonide, nende maailma selle karmaga on ju. Ja siis tulevad inimesed ja hämmingus, kas maailm on suurem, kui ma arvasin. Vaatu ringi, maailm ei saa olla suurem, kui ma arvasin. Maailm ei saa olla suurem, kui ma arvasin. Tõde nagu on neil otse näkku, et maailm on suurem, kui nad arvasid on. Ja nad endiselt kordavad, maailm ei saa olla suurem, kui ma arvasin. Maailm ei saa olla suurem, kui ma arvasin. See on jälle tõde neile otse näkku, maailm on suurem, kui nad arvasid. Ja siis võib-olla ühel hetkel nad enam ei korda seda algset lauset, vaid veenduvad, et on mingi osa maailmast, mida nad ei teadnud. Ma räägin siin kolmanda dimensiooni sellest, no, miks ei on ju, saiks siukse asja läbi, on ju. Kuidagi huvitav, maskid on seal üldse või mitte, on ju, aga noh. Mõtle, sina oleks PM, on ju, sa saaks midagi sai teha, on ju. Mida veel, on ju. Et selles suhtes ma ei tea, miks, aga need struktuurid, mis näivad jäigad sulle, on ju, et maailmapilt on selline, on ju, seal valitsus juhib, on ju. Et ma ei tea, kaua see vastu peab, on ju. Nii kaua, kui inimesed kujutavad sellist maailmapilti endale ette, on ju. No piisavalt suur hulk inimesi kujutab teistsugust maailmapilti endale ette, on ju. See on üks väike pakkumine, mitte suur pakkumine. Siis see nagu maailm hakkabki toimuma teistmoodi, selles mõttes, et maailm toimub natuke nagu selle järgi, kuidas on meie maailmapilt. Ütleme, minu maailmapilt on, et ma pean teenima raha päevas 6 tundi, on ju. Siis maailm nagu hakkab selle järgi toimima ja ma saan ennast arendada seal, on ju. Aga minu maailmapilt ei ole selline, vaid on mingi teistsugune võib-olla, on ju.
näiteks praegu ma üldse ei tea, vist väga naljakas on see maski asi, väga naljakas. Ma soovitan kõigil sinna kinni jääda, absoluutselt kõigil. Ma ei ole enne mitte kunagi midagi sellest näinud mida kuskil. See on plejadet ja täislaksuga ja ma ei tea milleks, aga midagi lihtsalt, et sai läbi see, on ju, vaatan, me ei tea, on ju. Aga selles mõttes siin on maailmade vahelist erinevust ja kui sa rändad eri dimensioonide maailmade vahet, siis nagu sa kohtad nagu inimeste, kellel on erinevad maailmapildid. Vastavalt sellele neil on erinev elu lausa kujunenud, on ju. Ja ütleme, kes usub millesse vastavalt sellele, talle kujuneb maailm tema ümber, on ju. Teine usub millegi muudesse asjadesse, et talle kujuneb teistsugune maailm. Sest see, mille sa usud, selle kogunemistel sa hakkad käima ja nii edasi, on ju. Et mina ei tea, kui kaua see maailmapilt nüüd püsib, mis sai loodud aastal 1989 või midagi sellest, on ju. Ma ei tea, kui kaua see maailmapilt püsib. Aga seda ma tean, et noored ja minust nooremad, minu vanused ja minust nooremad, paljud elavad teistsugust aega, teistsugust maailmapilti ja taju, on ju. Ja nende jaoks võib-olla see, et see seal on Toompea, see seal on valitsus, see juhib meid. Et see nagu, kui seda ei toidetaks kogu aeg, on ju, siis meie elu voolaks nagu vabamalt ja paremini, on ju. Ja mingil põhjusel ma lihtsalt olen kohas, kus paar minu lähedast tuttavat siis hoogsalt adresseerivad siis võimu kui sellist, on ju. Ja seetõttu see nagu võimendab seda, et jah, seal on keegi, sest inimestel on vaja, et seal oleks keegi, on ju. See on siuke vajadus tuhandetel, kümnetel tuhandetel inimestel, on ju. Neil on vaja, et seal oleks keegi, seepärast seal on keegi. Aga ma ei ütleks, et see oleks mingi muu põhjusel seal, on ju. Neil on vaja seda ajast. Võib-olla nad kogesid, et kui seda ei ole, et siis on mingi teine asi, on ju, mis ei ole ja mida iganes. Aga see ei tähenda, et me peaks nüüd klammerduma meeleheitlikult jõuga sellise maailmapilti. Et see ei tähenda, et sa nagu pead nüüd saavutatusse kinni jääma, on ju. Ütleme, me saavutasime selle täna. Voh, nüüd on see, on ju. Aga homme sa võid ju teha hoopis midagi muud, noh. Keegi ei keela sul kolida Lätti näiteks või mida iganes, on ju. Et see on mingi siuke asi lihtsalt, mida siuke imidž või imago, mida nagu 10 000 inimesed toidavad, sest neil on vaja seda imidžit ja seepärast see funktsionäärib seal, okei. Ja see ei ole põhiteema, nagu ma ei saa aru, miks sellest tehakse ütleme, sa elad vallas ja sa teeksid nagu iga päev oma vallavalitsusest põhiteema nagu. Ma ei saa aru isegi, ma ei saa, mul ei jõua kohale, milleks seda teha. Miks ma peaks tahtma oma elu sellega siduda, on ju? Ma ei tahaks ühtegi ametikohta ausalt öeldes, mis on siis nendes organisatsioonides. Ma ei tahaks ühtegi seda toitu isegi, mis nad söövad. Ma ei tahaks ühtegi päeva nende elust elada nii, nagu nemad elavad isegi. Loomulikult ma ei taha ennast siduda sellega. Aga lähedased inimesed nagu lähedad tuttavad minu elus, nagu seovad end sellega ja see mõjutab ka mind, on ju.
et kes on seal lihasöövas, kontrollivas, raevul, agressiivses vaibis, on ju. Nad arvavad, et oma elu tuleb nagu ise juhtida ja süüa liha, et siis oled tugev, siis suudad oma elu ise juhtida ja neil on nagu sihuke, kõik, kes on taimetootlased, kõik teavad seda, et neil on nagu sihuke kontrolliv meel või kontrolliv mõtteviis, on ju. Saaks selle korda ja selle korda ja selle korda, on ju. Et nad mõtlevad niimoodi nagu hakkliha, on ju. nagu hakkliha hakkimine, nad mõtlevad, et aga kui sa teed nagu teistsuguseid tegevusi, siis sa hakkad teistmoodi mõtlema, kui kaunis loodus, on ju. Vau, mis imelised maagilised seened on ju, vau, kristallid. Et sa nagu ei mõtle nagu hakkliha-masin enam, on ju, kui sa ei kasuta seda enam, võib-olla saad aru, on ju. Samamoodi kui sul ei ole autot, on ju, siis sul ei ole vaja sõita iga päev 500 eurot, on ju. Läheb selle peale, siis sa ei pea muretsema, kui see bensiini hind. Inimesed ei usu seda, aga nad on nii nendes maailmades ja nad nagu ei soovi minu mõju isegi. Nad ütlevad, et maailm on selline ja aga kõik, ainuke asi, mis hoiab neid selles dimensioonis, on lihasöömine. Nagu mitte ükski teine asi neid ei hoia seal. Nii kuigi nad läheksid taimetoitlaseks, nad ei oleks seal dimensioonis isegi. Et see on lihtsalt, nad on mingil põhjusel naudivad seda materiaalset küllust maa peal ja kui nad ei ole õnnelikud, siis on keegi süüdi ja nii edasi, on ju. Aga niipea, kui nad läheksid taimetoitlaseks, on ju, vegetaarian, siis see kõik kaoks ja nad jõuaksid õnnelikult teise dimensiooni. Ja nagu kuulete, siis kuna mind seal enam ei ole nende maailmas, siis nad ei saa mind isegi kritiseerida. Kuna mind ei ole enam seal nende maailmas. Nagu lihtsalt ei ole. See on nagu umbes nagu sa oled surnud seal maailmas. Sind lihtsalt ei ole seal enam. Lihtsalt sa oled ühes teises dimensioonis nüüd. Miks? Siis ta ei tee enam seda, kuidas öelda? Ma ei tea, kuidas öelda, no ahnet tegevust või midagi. Et sa nagu, kui sa vaatad lihas ja nagu tahad seal olla, siis sa oled ahnen ja sa nagu tahad seal olla. Ma voh, palun mulle veel seda maailma, on ju. Seda ka mulle ja seda ja seda ja seda, voh, on ju. Seda ja seda ja seda. Et siis sa nagu küsid universumit, et palun veel seda maailma, on ju. Aga kui sa ei ole selles vibratsioonis enam, siis sa küsid mingit teistsugust signaali universumilt ja need, kes sind varem nägid, on ju, nad enam ei näe sind. Ja see on nagu nii kadunud sealt dimensioonist, et sealt samast nagu surnud seal maailmas. Aga siin nüüd ilmneb üks väga tähtis ja hästi täpne eelis. Sa saad sellest maailmast käe sisse välja. Nemad on statsionaarselt fikseeritult seal maailmas. Kuna nad tahavad seda maailma kogeda, nagu me just jõudsime järeldusele. Aga sina saad käia sinna sisse ja sealt välja. Kusjuures sa ei taha sinna eriti minna, aga vahepeal ikka meeldib näha kedagi naljakas, on ju. Ja igast asju hakkab juhtuma, kui sa vaatad maailma kui muinasjuttu või seikluslikku muinasjuttu, on ju. Igast kohtumisi ja asju hakkab juhtuma, on ju. Siis sina kannad maagilist vibratsiooni, headuse energiat, on ju. Ja siis hakkab teil igas nagu seiklusi ja lugusid juhtuma hoopis. Ja võib-olla see toit nagu ei ole teema, aga samas see on nagu see võti, on ju. See lihtsalt on see võti, kuidas vaadata maailma, on ju.
ehk siis hakkad nagu vibreerima siis loodusse praegu vibratsioonid, kui sa kõnnid nagu metsas ja siis sa hingad seda õhku nagu teistmoodi isegi. Ja sul on sügav kontakt nagu selle kõikide taimede ja asjadega ja sa oled nagu täiesti teises maailmas ja vibratsioon. Igast olendid inimesed hakkab ilmuma sulle, kes on ka teises vibratsioonis. Et see nagu mingi teine asi hakkab täiesti juhtuma, onju. Ja see eelmine maailm on nagu muutub hästi lihtsaks, et ta on hästi lihtne. Ma mäletan küll seda, onju. Need on seal, need teavad raha, need teavad seda. Ja see on nagu ülilihtne. Kõik nende probleemid on hästi lihtsad. Need lihtsalt tahavad raha peamiselt, kui aus olla. Miks nad tahavad raha? Ma ei tea, et see on mingi koht, kus nad on jõudnud, et kui nad saavad veel raha, siis nad on nagu seal läbi. No igaüks, kes on muinasjutte lugenud, teavad, et see on vale nagu, et nii ei saa elada. Et sealt on juba väga keeruline minna edasi. Aga mina olen sinna läinud praegu ja on võimalik ajada see oskuste peale. Ehk siis nemad teevad rahaga sulle mingid oskused ja sa saad vaikselt nagu neid oskusi arendada. Aga see on juba üli keeruline. Ja pigem me nagu oleme selles mõttes muud meelt nagu alati on ju, et me saame seal need oskusi arendada selles ülikeerulises kohas on ju, ülikeerulises maailmas, kuhu ka mina olen praegu jõudnud. Aga see on siiski teiste inimeste tõttu on ju, teiste inimeste tõttu. Ja armastav süda nagu hoolib niivõrd lähedastest, et sa tahadki mõista teist inimest ja tahadki aru saada teisest inimesest ja seetõttu sa nagu lähed neile lähemale. Sind huvitab, kes nad on ja sa tahadki aru saada, kuidas nende värk toimib. Et võibolla sa ei puutu enam nagu nende värki nii palju on ja, aga sa tahad aru saada, kes nad inimestena on. Ja see muudab kõik kontaktid imelusaks ja südamlikuks ja lähedaseks. Selline südameruumist kulgemine, kus elu on nagu seiklusel muinasjutt, et sa vabastad on ju. Aga ma ei viitsi seda teha praegu rohkem. Sellepärast, et kõik on nagu selle vastu. Et kõik nagu tahavad, et jookski raha järgi. Siis on see stardipauk on ju. Ja mingi siuke suhtumine on kõigil. Ja siis ma ei viitsi seda muinasjuttu enam teha neile vaata. Et siis ma olen ka läinud sinna. Kuidas see on, mis oli Kullapalavik või mis selle filmi? Selle, mitte filmi, vaid selle tõsielu. See pool rohkem oli see tõsielu pool. Ma olen ka sinna nagu läinud, et kuidas oskuslikult kulda kaevata on ju. Ja ma pean ütlema, et inimesed ei taha endiselt nagu seda taimetoidul põhinevat imeluse muinasjuttu on ju. Vaid nad tahavad kurja kogeda. Ja seda ma siiski ei paku neile on ju. Ma tegelikult võib-olla meeldiks hoolitseda on ju inimestest. Aga nad ei taha minu aega isegi, nad ei taha minu ajaliini on ju. Ja õnneks me saame aru üksteisest on ju. Ja, et nii, siis kui me välja jõudsin, et ma olin oma elus väga keerulises kohas, kus on palju tundmatut rahvast on ju. Ja elustiil on tähtis on ju. Ma ei viitsi enam neile seda muinasjuttu pakkuda.
ja mis veel? et mulle sobiks tegelikult hoolitseda nendelt, on ju. Aga nad tõrjuvad mind, on ju. Ehk siis järelikult ma ei ole sobiv hoolitseja, keegi, kelle suhtes on tugev vastumeelsus, vaevalt see nüüd hakkab hoolitsejaks. Et vara on ju, et pigem sobib neile keegi teine, kelle suhtes neil ei ole tugevat vastumeelsust, vaid on armastus näiteks. Okei.